Ühest küljest kinnitatakse meile, et elame väga turvalises ühiskonnas, kuid teiselt poolt näitab isikuvastane kuritegevus Euroopas kasvutrendi. Eestis on hetkel valusaks teemaks vägivallatsevad gängid. Justiitsministergi on neljapäevaks kokku kutsunud töögrupi, et leida lahendusi gängi probleemile. Aga senikaua, kuni poliitikud lahendusi otsivad, on inimestel siiski vaja elada. Enesekaitsega tegelevad Eestis rida inimesi ja organisatsioone, kelle tegemisi täna vaatama tulimegi. Margo, sa oled Eesti käsivõitluse assotsiatsioonist. Oled rohkem tuntud muidugi pillimehe ja koolitajana, aga mis pani sind tegelema enesekaitsega? Minu jaoks on kõik need valdkonnad tegelikult meetodiks, kuidas õppida tundma iseennast, kuidas õppida tundma ümbritsevat keskkonda ja seal avalduvad protsesse. Ja selle jaoks minu jaoks ei olegi tegemist mitte erinevate asjadega, vaid ühe sama asja erinevate külgedega. Aga õpetad enesekaitset teistelegi, et mida täpsemalt? Eesti Käsitsevõitluse Assotsiatsioon tegelikult tegeleb küsimusega, kuidas jääda autonoomseks. Ehk igasuguste mõjutuste puhul, mitte ainult füüsiliste rünnete puhul, vaid ka manipulatsioonide puhul, teiste inimeste vägivaldsel mõjutamisel, kuidas säilitada enda positsioon. Ja kõige lihtsam meetod, kõige kiirem ja efektiivsem meetod tegelikult enda autonoomsuse säilitamiseks on läbi võitluslike praktikate omandamise ja nende treenimise. Ja me sisuliselt õpetamegi inimestele, kuidas ära tunda erinevaid situatsioone, ohusituatsioone, ohtlikke inimesi, kes püüavad vägivaldselt meilt kas mingeid asju ära võtta või meie ressursse kahjustada kuidagi moodi. Ja õpime siis, kuidas kas ennetada selliseid situatsioone, näiteks oma seisundi juhtimist, oma kehavormi juhtimist, ja kuidas sellises olukorras toime tulla näiteks juba siis kas mingi eseme, relva, improviseeritud relva või keskkonna kasutamisega. Ja vaatleme ka kindlasti erinevaid relvasüsteeme, eelkõige siis kõik, mis puudutab lähikontakti ja ei tegele siis tulirelvadega. Aga äkki annad vaatajatele ka paar lihtsat soovitust enesekaitseks? Hea meelega. Esimene asi on kohe olla teadlik sellest, mis meid ümbritseb. Enamik inimesi tegelikult käib avalikus ruumis, kas siis kõrvaklaapidega, jälgivad oma nutitelefone ja on ümbritsevast keskkonnast ära lõigatud, mitte tajudes potentsiaalseid ohtusid. Esimene samm, olge alati teadlikult teid ümbritsevatest ohtudest. Teine asi, ärge kunagi laske kedagi endale isiklikku ruumi. See on see ruum, mis jääb teie kätte ja teie vahele. Ja spetsiifilises olukordades muidugi tuleb alati mitte taganeda, vaid alati võtta initsiatiiv enda kätte, ükskõik milline võiks olla ka selle ründaja tugevus, et tavaliselt see initsiatiivi võtmine lülitab ümber rollid, kas või näiteks positsioneerides natukene ümber, liikudes, mitte lastes inimesi endale frontaaltasapinda, jättes alati ründaja või mõjutaja ja enda vahele mingi väikse barjääri. Ja see on juba annab 80% juhtudest annab väikese sellise eelise ja võib-olla enamik selliseid rünnakuid teie vastu lihtsalt enam ei leia aset. Einar, teie käest küsiksin, et lisaks käsitsevõitlusele kasutatakse enesekaitseks ka erinevaid relvi. Et kas või millal üldse tuleb tulirelva kui enesekaitsevahendina kasutamine kõne alla? Tulirelv on kindlasti üks viimaseid võimalusi ja vahendeid, mida enesekaitseks kasutada, aga tulirelva puhul kehtivad täpselt samasugused reeglid nagu ükskõik millises kaitseseisundis, ehk lähtuda tuleb juriidilistest nüanssidest ja arvestada tuleb hädakaitseseisundi ja hädakaitse erinevate komponenti ja reeglitega. Ehk et lisaks taktikalistele kaalutlusele peab olema ka see tegevus vastavuses juriidiliste nõuetega. Ehk kui me räägime sellest nii ründest kui kaitse aspektist, siis rünne peab olema väga selgelt reaalne ja õigusvastane. Ja kaitsest lähtuvalt saab kaitsetegevust alustada reaalselt vältava õigusvastase ründe puhul, kus ei ületata hädakaitse piire. See tähendab seda, et kaitse peab vastama ründe iseloomule ja raskusastmele. Ehk vahendid peavad olema ka kooskõlas ja rünnak peab olema, ründe tõrjumine peab olema õigeaegne. Ehk et väga selgelt tuleb eristada nii ennak kui ka siis hilinenud hädakaitset. Millised võimalusi Top Gun selles vallas pakub? Me pakume erinevaid võimalusi, alates tulirelva koolitusest, erinevatest taktikalistest koolitustest, selleks, et oma
relva käsitsemisoskusi viia maksimumini, kasutada relva nii tehnilisi, taktikalisi võimalusi maksimaalselt, siis praktikali laskmise kursused ja samuti sellised esmatutvused, loengud nii algajatele kui edasijõudnutele. Ja tegelikult, mis on kõige tähtsam asja juures, me pakume ja peame ka loenguid relvakultuurist, ajaloost, ohutusest ka lastele alates 12. eluaastast. Ehk väga oluline on just maast ja madalast viia kurssi lapsed relvade toime ja sellega, et tegemist ei ole mitte mänguasjaga, vaid reaalse vahendiga, mille kasutamisel võivad olla fataalsed tagajärjed ja lapsed peavad seda juba maast madalast tajuma, mitte et arvutimängus on tal 7 elu, vaid tal on ikkagi üks ja ainus. Kuidas te hindate eestlaste huvi ja teadmisi selles valdkonnas? Ma arvan, et ajalooliselt on juba eestlaste kultuur läbi selle, et ta on väga selgelt seotud siin asunud mõisnike rüütlikultuuriga, talupoja kultuur on tegelikult väga lähedalt põimunud läbi ja sellega kaasnenud ka relva kandmise oskus ja vastutus selle relva kasutamise eest, et mina ei näe suurt probleemi selles, et riik on usaldanud Eesti rahvale, inimestele, tsiviilkäibesse tulirelvad ja ma olen enam kui kindel, et vastutustundlik Eesti kodanik või ka siin viibiv välismaalane suudab kanda nii vastutust kui ka taktikaliselt õigesti käituda relvadega. Aitäh! Ja lõpetuseks üks teada-tuntud tarkusetera, et see, kes ei aita iseennast, seda ei aita jumalgi.